Tere! Kuna G3-s on üks kursus iseseisvat liikumist, siis selle iseseisva liikumise toetamiseks oleme loonud 5 erinevat videoloengut ning täna on esimene sissejuhatav loeng koos siis mina 2.0 õpetaja Kristjaniga, kellega siis esimeses osas räägime liikumise olulisusest, motivatsioonist, eesmärgi seadmisest ja tegevuskava koostamisest ning selle osa teises pooles räägime siis 3 selle maja töötajaga, kellest 2 on siis hiljuti alustanud liikumisega ja räägime, kuidas siis alustada. Aga Kristjan, alustuseks küsiks sinu käest, et milleks siis üldse aktiivselt liikuda, et kui ma ju niigi liigun, ma ei tea, koolist koju või ma ei tea, koolis siin koridoride vahel, et kas see ei ole siis piisav? Jaa, kui mõelda liikumisena, siis tõesti esimesel pilgul võiks öelda, aga tõesti, miks mitte, et iga tund ma liigun vahetunni ajal ühes kohas teise ja sellest võiks ju piisata, aga kui vaadata tänapäeva ühiskonda ja võrrelda seda näiteks 100-aastase taguse inimkonnaga, siis seal on päris suur erinevus. Ühed liikusid hommikust õhtuni järjepidevalt, aga tänapäeval on meil liikumist toetavad vahendid nagu bussid, autod ja liftid ja muud seesugused ja tegelikult võib väga selgelt öelda, et me ei liigu piisavalt. Aga mis siis teha tuleks, et liikuda piisavalt või? Siin on, kõik algab tegelikult motivatsioonist. Selleks, et motivatsioon saaks tekkida, on vaja esmalt enda jaoks mõned olulised asjad selgeks teha, ehk saada aru, miks on see vajalik? Ma arvan, et siin on paslik mõned head näited tuua, mida ma olen ka mina 2.0-s toonud, nagu näiteks, et kui inimesel panna käsi kipsi, mis siis temaga juhtub? Kuuks ajaks näiteks. Lihas kahaneb, läheb nõrgemaks, et ma ei tea, kaotab oma eelneva funktsionaalsuse võib-olla. Just täpselt ja seesama lihtne näide hakkab vastama ühele väga olulisele küsimusele alateadvuse kohta, et kas alateadvus hoiab meid elus väga hästi ja tahab meid väga tugevalt, nii-öelda superautona hoida elus või alateadvus hoiab meid miinimum nõutavas mahus. Ja minul endal tundub selle sama näite või toome siis ka teise näite, mida ma olen noortele toonud, näiteks mingisugusel põhjusel sa pead olema haiglavoodis, näiteks paar nädalat. Et mis siis inimesega juhtub? Ja täpselt samamoodi võib täheldada, et on spetsiaalsed hooldajad, kes tulevad ja pööravad, mis näitab seda, et keha, kui ta ei näe vajadust liikumiseks, hakkab oma potentsiaali kahandama. Et ma arvan, et see on kõige lihtsam ja olulisem näide, et miks oleks vaja regulaarselt liikuda. Hästi. Aga mis sa ütleksid, et milleks oleks vaja enda kaalu jälgida või milleks hoida sellist normaalkaalu, et me räägime küll sellest palju, aga mis see, ma ei tea, mõni kilo üle ikka sinule teeb? Ma arvan, Hugo, et hetkel sa tabasid oma küsimusega naelapea pihta, et meil tulevad märkamatult kuskil elu stiilist tulenevalt mõned üksikud lisakilod, aega läheb jälle mööda, elu käib rahulikus rütmis, me kohandume, me lepime sellega ja ühel hetkel on see +5, mõnel võib olla aastakümnetega +10 ja siis hakkavad juba mõned asjad meie organismis päris põhjapanevalt muutuma. Aga kas sa saaksid täpsustada, mis need on siis, mis muutuvad või mis kõige rohkem nii-öelda kahjustada saab su organismis või kuidas selle? Jaa. Siin oleks jälle hea nagu lihtsalt ja loogiliselt illustreerida ja vaadata elus, kuidas meil teised asjad paralleelselt ja sarnaselt võiksid toimida. Toome näiteks, oletame, et sul on auto, sa said tegelikult üsna uuena selle auto, aga tema mahtuvus on 1 liiter. Need, kes autosid ostavad, eriti noormehed, teavad, et see ei ole väga võimas mootor. Aga kui tal on turbo taga, ikkagi 5 inimest veab ära siin linnaliikluses. Aga juhtub
juhtub, et tahate reisile minna, panete pagasniku koorma täis, väga palju asju tahate Prantsusmaa reisile kaasa võtta, näiteks lähete Prantsusmaale ja lähete sinna 5-liikmelise perega, auto on ülekaalus tegelikult, aga Prantsusmaal kuskil Püreneedes tulevad mäed, aga te tahate kindlasti minna sinna Püreneedesse. Ja nüüd hakkab kogu see kaal ja mass tegelikult olulist rolli mängima. Nimelt, mäkke tõusmisel hakkab auto kuumenema, tuua paralleeli inimesega, siis inimesel samaaegselt hakkab toimuma vesijahutus, ka autol hakkab niimoodi toimuma ja auto hakkab kuumenema. Kui nüüd ta vahepeal sellest ülekoormusest jahutus piisavalt peale ei saa, ja tõenäoliselt ta ei saa, Pürenee mäestik on ikka väga kõrge mäestik, 2500 meetrit kõrgusega, siis hakkab auto kuumenema. Lisaks sellele kuumenemisele hakkab nüüd autol erinevad tihendid, võivad hakata läbi laskma, ehk auto võib lihtsalt kokku joosta. Ja paralleel inimeste maailma tuues võib tuua täpselt sama näite, et kui ühel hetkel on ülekaalu aastate või aastakümnetega tekkinud 10 või 20 kilogrammi, võib põhimõtteliselt öelda, et täpselt samamoodi tekib ühel hetkel oht tihendite läbilaskmiseks südame ja eelkõige veresoonkonna haiguste näol. Hästi. Aga miks on nii, et me küll räägime hästi palju sellest liikumisest ja liikumise olulisusest, aga ikkagi inimesed ei liigu, ei suuda alustada, ei suuda ennast kokku võtta, et millest see nagu nii-öelda tingitud on või et kuidas nii? Ma arvan, et siin on 2 väga olulist baaspõhjust. Esimene on harjumus, ehk kui mina olen rääkinud täiskasvanud inimestega, kes regulaarselt igapäevaselt liiguvad, siis enamasti öeldakse 2 põhjust. Esimene põhjus on noorte eas kujunenud harjumus. Selline 14, 15, 16 kuni 18. Kui selles vanuseastmes on kujunenud regulaarliikumise harjumus, siis sellelt kannalt on üsna lihtne liikuda ka ülejäänud eluetapi. Teine põhjus on arusaamine. Mul on paar head näidet, kus ma olen rääkinud kolleegidega, kes on 30-ndates, 40-ndates ja 50-ndates, et kui ära selgitada liikumise olulisus, mida teeb see sinu organismiga, siis ma tean päris mitu head positiivset näidet, kus on hakatud hilisemas vanuses regulaarselt treenima. Ehk siis arusaamine ja kujundatud harjumus on need 2 põhjust, mida ma arvan, mis loevad. See on arusaadav, et on vaja ja ma mõistan, miks on vaja regulaarselt liikuda, aga kui siiani olen ma seda teinud näiteks ainult treeneri või näiteks liikumisõpetajaga koos, kes on mind kuidagi juhendanud, et kuidas ma siis üksinda peaksin sellega nii-öelda hakkama saama, kui mul varasemat kogemust ei ole? Ja taaskord, Hugo, väga hea küsimus. Esiteks sellepärast siin koolis ongi välja töötatud selline 5 osast koosnev sari selleks, et selgitada, kuidas iseseisvalt liikumist alustada, kuidas planeerida ja kuidas see regulaarsus välja kujundada. Nii et selleks me selle siia olemegi ellu kutsunud. Aga esimene asi on ikkagi motivatsioon. Milleks ma tahan liikuda? Ja mis on see minu jaoks see oluline asi, mis mind liikuma paneb? Et kui motivatsioon on paigas, siis sealt edasi tuleks juba vaadata järgmist sammu, milleks oleks suur eesmärk. Milleks üldse? Kuhu ma tahan jõuda? Kui sa sellele küsimusele oled ära vastanud, siis on juba pool tööd nii-öelda teoreetilises osas tehtud ja sealt edasi saab hakata juba järgnevate sammude peale edasi minema. Okay. Aga oletame näiteks, et ma tahan suveks sellist ilusat, ma ei tea, rannakeha, aga samas võib-olla ka natuke sellist jõudu, tugevust, et mida ma siis selle jaoks tegema peaksin, kui mul nii-öelda eesmärk on, suur eesmärk on, mille poole nagu püüelda, et kuidas siis seda, ma ei tea, päevikut luua endale või kuidas endale mingit, kuidas sealt edasi liikuda siis? Ühest küljest on see klassikaline näide, et juuniks, pruuniks ja rannavormi. Teisest küljest, kui see on sinu eesmärk, siis seda saab juba vaadelda kui veidi suuremat eesmärki, sul on siht, kuhu sa tahad jõuda.
Ja sealt edasi tuleks hakata vaatama tegevusi. Neid tegevusi siis sõnastatakse tegevuse eesmärkideks, selleks, et nendel on olemas kindel siht. Ja ma arvan, et esimesena me alustame ikkagi aja planeerimisest. Mitu korda nädalas on sinul ajaaken, kuhu sa saaksid lubada endale tunnikese 1,5 treeningut. Kui ajaaken on paigas, siis tuleks hakata planeerima, millist tegevust tuleks sinna hakata tegema. Ja nüüd, kui vaadelda selle küsimuse raames, et juuniks rannavormi, siis see vastab väga selgelt, et ma tahan kehakuju muuta. Kehakuju muutmise puhul tuleb siis hoida toidu energia, ressurss balansis ja võib-olla veel olulisem sellest on suunitleda oma liikumisharjumus jõuharjutuste peale, kuna jõuharjutused on ainsad viisid, mis aitavad kehakuju muuta soovitud suunas. Et see võib-olla oleks esimene baasteadmine, kust edasi liikuda. Aga kas ma peaksin tegelema siis ainult jõutreeninguga või ma peaksin sinna vahele veel midagi lisama või et oletame, et ma leian, ma ei tea, 3 vaba õhtut nädala peale, et kuidas ma siis ära jagan selle või mida ma sealt edasi teen? Taaskord väga asjalik vaatenurk. Enamasti, kui võetakse eesmärgiks näiteks tugevus või kehakuju muutmine, keskendutakse ainult jõuharjutuste peale. Aga loodetavasti see 5 video salvestus siin aitavad tuua välja ka selle selguse, kui oluline on üldkehaline treening, üldine funktsionaalsus selleks, et tasakaalustavalt hoida oma keha vormis, aga nendest me räägime juba järgnevates loengutes täpsemalt. Selge, selles mõttes, et see on kõik arusaadav, aga kui ma ei ole regulaarselt liikunud pidevalt, siis kõige raskem ju ongi selline alustamine ja kuidas seda esimest sammu teha, et mida siis selleks? Ja ma olen ka kuulnud, et esimene samm ja i-täpi panemine on kogu projektis või kogu eesmärgi seadmisest 2 kõige raskemat tegevust. Ja ma olen sellega nõus. Alustada iseseisvalt tundub võib-olla ületamatult raske, aga just selle peale me esimeses sissejuhatavas loengus olemegi mõelnud ja me oleme kutsunud siia 3 kolleegi. 2 nendest ei ole varasemalt väga süsteemselt treeninud, on lihtsalt liikunud ja ühel hetkel nad otsustasid, et aitab küll, hakkame regulaarselt liikuma. Ja ma arvan, et nad on kõige paremad külalised täna siis siin stuudios selleks, et jagada oma tagasisidet, kuidas on neil läinud. Tere tulemast, Marju, Mari ja Rosetta. Tere. Ja mu esimene küsimus olekski teil, et mis motiveeris siis teid enda elustiili muutma? Võib-olla oleks õigem küsida, kes meid motiveeris elustiili muutma, et sellel on hea algus tegelikult, mida ma jagaksin teiega, et kuidas see kõik alguse sai. Oli üks täiesti tavaline koolipäev juhtimiskeskuses, siis alustasime tööpäeva ja kell võis olla siis lõunapaiku ja ise viibisin siis ilusti seal juhtimiskeskuse kohvinurgas. Meil on alati seal kaetud väike taldrik hea ja paremaga ja seal ma siis seda head ja paremat nosisin, kuniks tuli nurga tagant välja Mari ja küsis täiesti ilma sissejuhatuseta, millal trenni lähme. Ja ma vaatasin talle otsa ja siis sama julgelt vastasin, et homme lähme. Oli niimoodi, täienda mind. Mari ütles siis selle peale, et okei, võta oma riided kaasa ja homme näeme. No, tegelikult ma arvasin, et see oli nali, aga see nali on päris tõsiseks läinud. Et too päev ma need riided kaasa võtsingi, muidugi mul ei olnud mingeid treeniriideid, ma võtsin kõige tavalisemad koduriided kaasa, millega on hea ennast liigutada. Ja nii me siis seal järgmine päev jõusaalis olimegi. Ja me päriselt tegime trenni seal. Ja et esimese päeva lõpuks mu keha oli täiesti šokis, sest et ma ei olnud ju kunagi trenni teinud. Mul kõik kohad vallutasid, mu süda puperdas, ma ei saanud astuda ega istuda, sest kõik kohad olidki nii valusad. Ja ma mõtlesingi, et issand, et mis asi see on, ma ei lähe mitte kunagi enam trenni. Ja Mari siis meie treener ütles järgmisel päeval, et lähed küll ja sa lähed nüüd lindi peale. Oli vist linti. Et sa lähed lindi peale ja jalutad seal.
mõtlesin, ma ei saa ju jalutada, mul on kõik kohad nii kanged, et näed ju, et ma ei liigu isegi. Ja aga treenerile vastu ei vaielda ja järgmine päev oli lindi peal. Siis kolmas päev algas sellega, et ma ei võtnud enam trenniriideidki kaasa. Et ma jätsingi need koju, ma ei jätnud neid kooli, ma ei võtnud neid kaasa, sest nüüd aitab, et ma ei tee mitte mingisugust trenni enam, et see on ikka liig, mis liig. Ja kuigi tegelikult üsna pea ma sain aru, et see järgmine päev see liikumine aitas, et see tegi kuidagi kergemaks selle olemise ja siis ütles Mari kuldsed sõnad, et ei, sa lähed oma riietele järgi. Ja ma ei julgenudki talle midagi vastu öelda, olin silmad maas, kõrvad lontis ja läksin, kuna ma elan siin lähedal, oli hea võimalus siis koju minna ja oma treeningriidet tuua ja kas siis 3. päeval meiega liituski Marju või? Tema liitus järgmisel nädalal. Järgmisel nädalal, nii et nädal aega siis sai Mari minu peal katsetada, et kuidas see siis kõik toimib. Ja kindlasti mul oli väga palju vabandusi alguses, et mul ei ole seda aega trenni tegemiseks ja see ei tule kõne allagi, et mul on töö, mul on pere, mul on sõbrad, et see ei ole võimalik, lihtsalt ma ei mahuta seda trenni aega mitte kuskile. Aga tänaseks me oleme jõudnud sinna, et kus me küsime ise, mis kell meil trenn hakkab. Et see oli minu väike algus. Aga võib-olla küsimus treenerile siis, et mis on need harjutused, millest alustada või miks just nendest alustada, et kuidas teil see välja nägi siis? No minu jaoks treenerina oligi kõige tähtsam luua seda harjumust siis nendes, et nad treeningutega alustaks ja kohe ära ei lõpetaks. Ehk siis minu eesmärk ei olnudki alustada kõigega korraga, ehk siis teha 2 tundi trenni, kõva trenni, kohe toidupäevikud, kõik jutud, et see ei olnud eesmärk, et tahtsin kindlasti alustada väikeste sammudena, ehk siis teha 5 korda nädalas 30 minutit treeningut. 3 treeningut, nendest on siis jõutreeningud ja 2 siis kardiotreeningud. Et põhimõtteliselt siis jõutreeningutes tegimegi 10 minutit soojendust ja 20 minutit siis jõuharjutusi erinevaid. Ja jõuharjutuste puhul mina arvan, et kõige targem oleks alustada siis niimoodi, et sa teedki näiteks 1 minut, näiteks 3 seeriat, 1 minut, 1 harjutust, ehk siis see annab sulle võimaluse teha enda tempos, selles mõttes, et sa teedki 1 minuti jooksul nii palju kordusi, kui sa jaksad teha ja samas hoida ka seda tempot üleval, kuna see treening on ikkagi ainult 30 minutit. Ja siis on need kardiopäevad, kus nad on siis kas teevad lindil, kõnnivad, jooksevad või on rattal, et siis natukene arendada ka seda südametööd. Hästi. Aga mis need kõige suuremad muutused on olnud, kui te trennis olete nüüd käinud või mida te nagu ise tunnete või kui ruttu te tundsite üldse neid muutusi, ma ei tea, enesetundes või üleüldiselt kehas? Valu tuli kohe. See oli esimene muutus, mis andis märku, et midagi toimub kuskil. Et mul olid sarnased esimese nädala, 2 nädala sellised valuprotsessid, mis Rosetta kirjeldas enne. Aga mina isiklikult, mida mina tundsin, et oli, et juba ka paari nädala pärast, et ma nagu tundsin, et ma olen natuke pikem, et nagu kehahoiak oli kuidagi kergem, et mul on olnud terve elu sellised seljavalud ja need nagu kadusid ära, et kui ma ka liiga kaua istusin, mida enam ei tohi teha, et istuda liiga kaua on vaja ikka liikuda, aga et nagu kehast kadus see kangus ära juba päris kiiresti tegelikult, et noh, et lihased said liikumist, said koormust ja seda oli ilmselgelt vaja neile. See oli minul kohe juba esimese paari nädala jooksul. Mina, mis ma võin öelda, et minul oli selline energia tuli, et kuigi ma alguses arvasin, et see on niisugused mesinädalad, et see alles tundub niimoodi,
aga tegelikult jah, et energia tuli, ei ole niisugune väsinud, et sul on ikkagi mõte töötab paremini. Uni oli ka parem, ma eeldan, kui võiks öelda, et veel võib-olla, et mis muutused, et oligi see, et sa ei taha enam lihtsalt olla niisama ja istuda, et sa leiad kogu aeg endale mingit tegevust, et su keha liiguks. Et, aga une kohta ma usun, et see võib ka parem olla, aga niisuguseid suuremaid muutusi ma ei oskaks välja tuua, et ma nüüd paremini magan, sest ma magan niigi hästi. Okay. Aga kas te usute siis, et te jäätegi nüüd niimoodi pikemaks ajaks sellist liikumist harrastama või? Tahaks tegelikult võib-olla natukene lisada seda, et sellele kõigele pani alguse see treeneri tegutsemine, et ta on kõik selle läbi mõelnud ja mis minu jaoks on hästi-hästi suur motivaator, on minu treenija või? Et koos jõuame nagu kaugele, et minust ei ole ilmselt mitte kunagi sellist iseteadlikku jõusoolis käijat, et ma tunnen, et mul on vaja ikkagi inimest kõrvale, kes mind juhendab, aga kuna meil on treener andnud mõned trennipäevad iseseisvaks treenimiseks, siis on mul väga palju abiks Marju, et niisugune koostöö ja tempo hoidmine ja õigete harjutuste tegemine, et see on ka hästi oluline. Jah, ma olen nõus, et meil on ka, et kui on mingid harjutused, kus võib-olla minul tulevad paremini välja, siis ma saan Rosetat toetada ja nii-öelda juhendada, õpetada ja vastupidi ka, et selles mõttes meil toimib see koostöö väga hästi, aga muidugi kõige parem on ikkagi endiselt veel, kui on treener, et siis ei pea ise võib-olla nii palju mõtlema, et me päris vist seal ennastjuhtiva treenija punkti ei ole veel jõudnud, et kui tuleb ka mingi selline pikem paus töös, puhkus, suvepuhkus, et siis eks meil on väike hirm, et kuidas me siis hakkama saame, aga me loodame, et selleks ajaks on ka oskused paranenud ja et treener saab ka distantsilt olla toeks. Ja kindlasti ma soovitan ka meie õpilastele, et kasutada siis võimalust õpetajate näol küsida küsimusi ja et nad kindlasti ette näitaksid, kuidas mis käib, et meil on ju mitu head treenerit ja et kindlasti võiks nõu saada. Kindlasti. Aga tegelikult kogu selle projekti eesmärk on ikkagi see, et nad hakkaksid iseseisvalt treenima ja oleksid mõttega treeningutes kohal, et ikkagi saada aru, et miks me teeme mingeid harjutusi, kuidas neid teha, et minu eesmärk ei ole siin olla aastaid nende kõrval, eks ole. Et ma saan aru, et neil läheb natuke kauem aega, kuna nad ei olegi kunagi spordiga või liikumisega tegelenud, ja aga lõppeesmärk on ikkagi see, et nad hakkaksid ise tegema. Aga ma eeldan, et kui korra on nii-öelda kätte saadud see tunne, et kuidas iseseisvalt trenni teha, et siis see nii-öelda ära ju ei kao, et see on, jääb ikka ju alles selles mõttes. Me loodame seda, et aga et 30 pluss või 35 pluss aastat, kui ei ole midagi teinud, et see on ka on lootust, et on ka siis võimalik, et ei ole veel rong läinud, on uued mitu rongi juba tulnud, et me lõpuks saime sinna peale ka, et me usume, et ühel hetkel ikkagi kallis treener meist saavad ka iseseisvad treenijad. Kindlasti me oleme palju teadlikumad, et mina küll ma olen ju sinna jõusaali kunagi läinud, ja seal teinud igasuguseid asju, aga nüüd ma olen ikkagi palju teadlikum, et kuidas need asjad käivad, mismoodi neid asju tehakse, et jah. Ma arvan, et see ka, et me seame väikseid eesmärke, et sinna lõppeesmärgini jõuda, et näiteks nüüd on neil iga nädal mingi üks eesmärk, mida nad peavad siis järgima. Et näiteks eelmisel nädalal oli Rosetal 10 000 sammu päevas. Räägi äkki, kuidas sul see läks? Jah, vähemalt 10 000 sammu, et usun, et aktiivsel inimesel tuleb neid samme rohkem, aga kui ikkagi arvestada seda, et ma olen tõesti passiivne liikuja ja vähene trennitegija, siis see 10 000 sammu oli minu puhul ikkagi ka suur amps.
ja see väljakutse läks mul hästi, sest sellega pidid tulema kaasa kõik minu pereliikmed, nad pidid minuga õhtuti koos jalutama, vahet ei ole, mis ilm oli, mul oli vaja oma 10 000 sammu täis saada ja tekkis ka abikaasaga küsimus, kes kotti tassib ja kes lapse tõukeratast tassib, siis kindlasti mina, sest mul oli vaja jõudu, liigun paremini trenni teha. Et see on jah, need eesmärgid, mis me iganädalaselt oleme ise endale tegelikult seadnud, et see aitab kindlasti sellele kõigele kaasa. Aga aitäh tulemast, väga tore oli vestelda ja ma usun, et kindlasti teie lugu on paljudele abiks. Aitäh! Aitäh! Tänan! Hästi, et saime ka tänased kogemused, nii-öelda algajate kogemused ka ära kuulatud, aga Kristjan, et kuidas siis kokku võtta see tänane loeng? Ma kõigepealt tahan väga tänada tänaseid külalisi. Need olid ehedad lood elust enesest ja nagu näha, pole elus alati kõik läinud läbi regulaarse spordiharrastuse. Sellest hoolimata, nagu me kuulsime, on võimalik isegi 35+ aastat hiljem alustada ja ma usun, et see võiks olla noortele tõesti vägagi motiveeriv. Ja siia lõppu siis nii nagu sissejuhatavas loengus lubasime, võtame korraks need otsad kokku. Ehk siis kõigepealt arusaamine, miks ma liigun, miks on liikumine vajalik, kasulik, mis see annab mulle. Kui see on selge, siis leida endas motivatsioon. Motivatsiooni aitab väga hästi leida suur eesmärk, kuhu ma tahan jõuda. On see rannak, juuniks, rannavormi või on see mõni väljakutse, Tartu suusamaraton, Võhandusõude maraton või mõni muu väljakutse ja hakata siis edasi planeerima. Planeerimisel on oluline, nii nagu ka meie treener täna Mari rääkis, on oluline mitmekülgsus ja vähemalt 5 korda nädalas aktiivselt liikuda. Kuidas sealt nüüd edasi oma tegevuskava planeerida, sellest tulebki juttu juba järgmises loengus. Kohtume siis järgmises loengus. Teeme nii.